Veronika on lapsepõlves siin Läänemaal suvitanud ja suvekodu otsima hakates kutsus just see kant kõige enam. Ostuks läks aastal 2020 vahetult enne Covidit. See oli täiesti vanamoodi säilinud rehielamu, mis oli seest siis veidikene 60ndatel renoveeritud. Tore on see, et sellel majal oli palk täiesti säilinud, aga muus osas oli ta selline kivimuld põrandaga ja aknad ikkagi olid õhukesed ja küll, aga katus oli päris heas korras. Nii et nüüd siis 6 aastat olen vaeva, higi, kõike seda. Ja Eeroga kohtudes ilmnes, et Eero on samamoodi maa usku ja me oleme siis mõlemad siin nii talvel kui suvel panustame siia ja püüame siin kõike teha mõnusat. Et ehk siis küll ühel päeval tuleb ka see aeg, mil saab ka puhata. Aga näiteks, mida sa oled siin teinud? Võt ehitustöödega ma ei tegele, aga kõik muu, mis sinna ümber käib, ütle ainult. Maal on ju nii, et kui ärkad, siis hakkad tegelema ja küll see päev toob uusi tegelusi ja siis õhtul lähed lihtsalt magama ja mõtled, kõik sai vist tehtud. Ei saanud homme jätkama. Nüüd on maja soe ja kõigi mugavustega. Kui ka põrandalistud maha saab, võib öelda, et täitsa valmis, räägib Eero. Siin pole aga mitte lihtsalt tore paik, vaid Tupessaare muusikatalu, mis tähendab, et siin käivad koorilauljad, tantsijad, bändiliikmed, sõbrad, tuttavad ja kõige krooniks toimub igal suvel ilopüha festival, tänavu 6. korda. Suur lava on ehitatud 200 meetri kaugusele majast. Raban maa, mida kunda ei saa, igal õhtul lähed õndsana magama. Mere poolt taas tuleb ründa ja pistab nahka su agana. Tabad kortsa siru turba oas, pole loodudki maailma nabana. Pilgus kaob klaas, ilmis selguse raas, asud maid. Kui palju siis siin rahvast on? No siin on esinemad lavadel kuskil 100 inimest, et kuna ma juhatan päris mitut kollektiivi, siis on siia sattunud päris palju. Aga iga aasta on erinev. Nii et... Ja samas muid muusikuid selle ilopööst rääkides, et ka erinevaid kollektiive on ka nagu kaasatud, et ta on nagu selline läbilõige nii koorimuusikast kui erinevast võib-olla ansamblimuusikast ja pigem selline mõnus õhtune või päevane ära olemine looduse keskel, et lihtsalt inimesed tulevad, naudivad, saavad head sööki, head kontsertelamust ja mida sa veel tahad, eks ole? Kas nad ööbivad siin? Jah, nad ööbivad isegi majas ja nad ööbivad telkidega ja nad ööbivad karavanidega, tullakse peredega, isegi lemmikloomadega, nii et meil on selline tõeline mõnus festivali melu siin ja me teeme koos süüa ja teeme proovi. Aga Veronika veab ka kooriakadeemiat. Kooriakadeemias tegutseb hetkel 3 koorikollektiivi ja me tegeleme erinevate muusikaprojektide ellukutsumisega. Püüame avardada muusikalisi piire, katsetada erinevaid improvisatsioonivorme ja teha esiettekandeid ja esitada võib-olla veidi rohkem popmuusikat ja teha koostööd selliste ägedate, võib-olla isegi mitte veel nii tuntud artistidega, nii et seda tegevust tegelikult Kooriakadeemias on päris palju. Kuidas sa kõike jõuad? Räägi nüüd välja, palun. Eks see, mis mind taga ajab, on see tahtejõud. Ma nii väga tahan ja mis seal salata, mõtteid ja ideid on palju. Nii et otsin kogu aeg võimalusi neid ellu kutsuda. Kuidas Veronika nii palju jõuab? Mina ei tea, aga tal on kogu aeg nagu mitte 3 rauda tules, vaid kõik rauad, mis meil kodus on tules. See on vist ikkagi see, et kui Eesti naine võtab midagi kätte, siis ta teeb ära kõik tööd ja kõik mõtted viib ellu, et au ja kiitus. Et oleks tõeline maaelu tunne, elavad siin peres juba 6 aastat ka lambad. Lambad tegelikult tõi siia üks Saaremaa mees, kes pakkus võimalust seda maad hooldada, sest et mis saab parem olla, kui siis lammaste söödud ilus karjamaa. Aga siis olude sunnil kuidagi juhtus nii, et need lambad jäidki mulle. Meie ikkagi hoiame neid ainult siis hooldamiseks, mitte söögiks ja ka mitte villaks. Nii et sellised täitsa nunnupallid meil siin. No, nii et talled on ka sündinud, ma saan aru. Ja talvel ikkagi nad saavad tallesid, nii et sellel aastal samamoodi ja nii nad meil kasvavad. Neil on hea mälu, nii et nad tunnevad meid alati ära, kui me tuleme ja me ise ei naerame, et meie auto heligi tunnevad ära, et
väga nunnud ja teevad sellest talust nagu tõelise kodu. Ja maaelu juurde käivad muidugi ka kanad. Paraku esimesed ise tibudes kasvatatud kanad läksid rebase nahka. Nüüd on uued. Aga nüüd on meil tõesti täitsa uued kanad, keda me siis püüame siin hoida. Lastega on selles mõttes tore, et nemad lähevad siia kanaaeda ja siis veedavad siin tunde. Ma ei teagi täpselt, mida nad seal teevad, aga on väga õnnelikud ja muidugi Leifi igahommikune rutiin on see, et ta käib vaatamas, et kas on ikkagi mune. Et need munad maitsevad ikka kõige paremini, mis endal tulevad siit kanadelt. Need on väga ilusad ja neid on lõbus vaadata. Lastele maaelu meeldib. Siin on nagu rahulik ja siin saab hästi palju mängida enda sõpradega ja ujumas saab ka käia. Sina õpid ju harfi. Kas teie vennaga, kui need kontserdid siin on, kas teie ka esinete? Eelmistel aastatel me oleme küll esinenud, aga kahjuks ma sain nüüd, õnneks sain ma nüüd suure harfi, aga seda siia maale küll kaasa ei jõua võtta. Leif, kuidas sinu kontrabassiga on? Kas see on sul kaasas? Ei, see on liiga suur, meil ei mahu ootasa. Elu kooride